speed. I am speed. I'm faster than fast, quicker than quick. I am lightning. Hey, London, you ready? Oh, yeah. Lightning's ready. I gotta say it. Me tahame teada saada, kui lihtne on teha Greta Thunbergi lemmiktegevus driftimist. Selleks oleme tulnud siia Ossi garaaži, et õppida selgeks kontrollitud külglibisemine. See siin on Ossi auto, 150 tonnine pill ja ega tegelikult midagi rasket ei ole, ma arvan, et Lähme kohe võtame oma. Kuulge poisid, alustame alustuseks siit. Äkki ikka teeme normaalse pilliga. Siin on nii palju jõudu ja pidamist, et sellega läheb asi üle kätte ja alustame lahjamatest autodest. Keegi juba tundub, et tahab väga alustada. Selge, tundub, et peame alustama siis BEM-iga ja õppima kõigepealt sellega selgeks, kuidas teha... See on rool, tõlkib muusika. Hakib vahepeal, Peter ikkagi. Watch it, man! Drifti kund. Tegelikult on nii, et see on Oss. Ta on 18. Oss on pro-klassi sõitja ja nagu ma olen sõitnud varem, drifti küll. Fredi, me teame su drifti, see näeb välja umbes selline. Ma näitan. Mina panustan, et ma teen teise katsega ilusa 8 ära. Ja su mees ütles, et ta pani 8 maha ja see 8 näeb välja selline, ma ei tea, mis maailmas see 8 on. Ma näitan siis, kuidas ma 8 siin teen. Näita, mida see teeb? Okei, veits on hirmus. Davai! Lükkame alla. Kumb saab enne rooli, jah? Kumb saab enne rooli? Mina olen ennem rooli ja suur võimalus Fredi ei saagi täna rooli. Safety first and after safety nothing matters. Nii rada läheb siis siit on ju, siis siit peab minema läbi. Oh, I'm drifting, guys, I'm drifting! Siit vahelt. Nice drift, man! Nice drifting! Nice drifting! No ei, no mida see asi? Ei, raskem on ikka kontrollida. Said aru juba, vaata. Sai vaikselt, jah. Ei keeranud, nagu läksid auto ise teha ja kohe oli palju lihtsam. Kõvasti raskem, kui ma oleks osanud arvata. Ei ole midagi, ma kohe näitan. Aga ei, Fredi näitab teile. Ja ma olen 100% kindel, et see vend teeb hullema soorituse kui mina. Väga jah, mingi 5% ringis sai tehtud. See on elu. Oh my god. Okei. Ega need koonused ongi soovituslikud. Tegelikult vist ei ole nii lihtne. Üllatavalt raske, actually. Üllatavalt. 8 on raske teha. Proovime teha lihtsalt söörikuid. See võiks olla ju kerge. Kas see ka on kerge task? Saame kohe teada. Selle asjaga saab ikka hakkama. Võiks saada. Sellega ka hakkama ei saa, siis on ikka päris häbi.
Okei, Bemmiga oligi liiga lihtne juba, nii et toome välja tõelise muskli. Puldi auto. Baby Blue Mustang hits the road. Ja, meil on ikkagi selles mõttes kohalik spordivõistlus. Seal on rahvas, 3 pealtvaatajat, rohkem kui Ossil tavaliselt võistlustel. Ma ütlen seda, et asi on autos hoopis. Sellega ma olen ekspert juba. Ei, no mul suur ilus ring ju. Siin on rehvi veel kuradi normilt ju. Ei ole, siin sihit on täiesti sile. Ainult need ääred on. Fredi, räägi, mis sa vahepeal tegid? Sa mõtled seda intsidenti või? Seda intsidenti, jah. Mis intsident meil oli? Võib-olla Gabriel hakkas enda autoga driftima ja võib-olla ma drooniga läksin liiga hoogu ja võib-olla see droon tabas Ossi garaaži. Ehk siis meil oli droonirünnak. Fredi ründas drooniga Ossi garaaži. Aga aitäh droon.ee selle kest. Me tuleme ja parandame ära. See on vesi. See on ebaprofessionaalne driftisõitja ja see on driftiauto. Meie ülesanne on driftida. Kui ma sõidustiiliga vett rohkem kaussi jääb, see võidab. Ma selle Facebooki staatuseks panen praegu feeling confident ja järjest lähen. Esimene ring! Sina oled rohkem märki. Sõbrad, see asi ei tööta. Me peame Ossi rooli. Proovime ise selle asja ära siin. Äkki saab vähe sujuvam olla. No, näita siis. Omaette amet on nagu selle klaasi hoida nagu. Ei ole hullu midagi tegelikult. Natuke märge. Fredi, sul on? No ütleme 450. Võistleja number 2. Ma olen motiveeritud, sest need on mu ainukesed püksid. Ma olen motiveeritud hoidma seda vett kausis tervenisti. Okei. Entry on see, kus kõige rohkem lendab. Valmis, jah? Jah. Entriga oli see kogus, mis siit läinud on, oli läinud põhimõtteliselt mulle sulle. Suht kindel, et siit võib-olla läks paremini. Easy. Ei, no mida? Sul oli napis 450 mulle. No me jäime suht võrdseks. Sina olid natuke võrdsem. Ma olin natuke võrdsem. Ma arvasin, et on palju kergem. Räägi, mis läks valesti ja mis läks õigesti? Sõõrikute tegemine nagu täitsa tuli välja, aga kuna see ei ole päris drift, siis midagi natuke lähemat driftile oli 8 ja noh, nendega oli juba jama majas. Sujuvust ei olnud. Te kas mängisite jube palju rooliga või jube palju gaasiga ja pluss commitmenti oli vähe. Oleks pidanud natukene rohkem peal hoidma ja oleks vast ilusti välja tulnud. Aga lähme laitsesse ja ma näitan, mida päris drift tähendab. Me lähme vaatame, kuidas siis profid asja teevad, ehk siis meie laitses. Oss tuleb vaatab. Speed. I am speed. I'm faster than fast, quicker than quick. I am lightning. Hey, London, you ready? Oh, yeah. Lightning's ready. I gotta say it. See on meie auto, meie enda oma. See tundub ikka veits hirmus. Aga ma arvan, et palju turvalisem oleks, kui me oleks ise roolis. Mis sa arvad, Fredi? Vaadates viimaste tundide materjali. Ehk siis jah, Oss istub rooli ja näitab meile, kuidas käib õige drifti sõitja. Kes ees läheb peale? Kivikad. Kivikad. 1, 2, 3. Sa lähed. Ma lähen siis. Fredi läheb esimesena lugema kaarti ja täis laskma. Miks ma ei või hommikul mantliga tulla? Sest et see põleb hästi.
pead tuleülikonna, tuuleülikonna. Oss ütlesid ära hommikumäntliga tule, see põleb hästi. Käed kindlasti välja ei tohi panna, siis pigem hoia ennast kinni hoidki lihtsalt niimoodi. Noh, ütleme nii, et kui hull see ikka olla saab. Kui hull või? Kui hull? Kui hull? Läksid kuskile akvaariumisse ära või? Kadusin akvaariumisse ära ja lähen akvaariumisse augu sisse ja vaatame üle siis, mis värk on ja... No ei lähe kinni ju. Sa oled halva vöö teinud. Minu 3 ringi on tehtud mingisugune 5 minutiga ja 3 ringiga rehvid läbi. Ja niimoodi tulevadki autod maha raja peal. Siin ei ole isegi velgi ei ole alles. Ja kõik kulub ära ühe kõik ringiga. Kõik kulutatakse ära, selles mõttes ikkagi puhta puugini välja. Ja pannakse ka uued alla ja need väljad lähevad ka 3 ringiga. Ei ole odav sport, tuleb nentida. Niimoodi kogutakse rehv kokku, sellest tehakse uus rehv siis. See voolitakse ümber välja ilusti. Ja see on uued rehvid. Näeb peaaegu nii, jah? Ühesõnaga, aeg on minna. Lähme katsetame ka selle asja ära. Fredi ütles, et tema lasi istme täis, seega mul peaks olema soe. Obadi. Tal on ikka, Osso, kurat, nüüd tõmmatakse kurat. Kurat, mis leegruum või? Siin on Norm Passenger Princess ju. Seekord oleme tagapool, kui saab mõlemad läbi teha. Crazy. Vaadake seda, vend on täielik rahu lihtsalt. Teist nägu ka ei teinud. Tõmbas poolsäkki, tõmbas kuskile... Kotid tulid kõhtu lihtsalt, jah. No veits oli. Sa oled seal ikka nii kinni nendes raksides. Sa oled nagu üks osa istmest lihtsalt. Sa ei liigu istmest, sest oledki iste. Sina oled iste. Aga ülipull. Tandem, väga tuus. Tossu oli. Tore on sisse hingata. Ma tunnen, et... Kohe -10 aastat. Lebolt -10 aastat. Okei, Oss. Kuidas kommenteerid tänast sõitu? Trenn alles algab, et siin alles soendan ennast, aga ei, praegu oli norm ja... Tunne on mega, jah. Ja ei, mul on alati tunne mega, ma loodan, et teil oli ka. Ei, oli küll. Mis spordialal muidu ise võistled? Ma suusatan. Aga see oli Kaspar, Kott sulle kurku mahub ja kambireporterid lõpetavad. Jah, sa võid nüüd minna. Kõik head. Kulbet, aitäh ka sulle, et sa meid ikka mugavustsoonist välja lükkad ja et me selliseid asju käime kogemas. Jah, drift on nüüd selge igatahes, jah. Järka hooaeg rendime me seda autot. Võib-olla ei rendi tegelikult pigem.